Jäneseisand tüssab armutult rebase isandat. Ei kulunudki palju aega, kui jäneseisand oli oma karvakasuka jälle tõrvast puhtaks rookinud ja hakkas endist viisi ümberkaudu ringi kalpsama. Vaata, et veel upsakamaltki kui ennemalt. Aga paistis sedamoodi, et see lugu, kuda ta tõrvajussiga maadles, oli ka naabrite kõrva ulatanud. Vähemasti Mägrapreilna ja Plikad olid sellest aisu ninasse saanud, sest kui Punksilm neile võõrusele läks, nöökis Mägra emand teda selle eest ja Plikad kah itsitasid, mis hirmus. Aga jäneseisand külm kui kala. Laseb neil rahumeeli lõkerdada. Istub jah seal südame rahuga ega mõtlegi vastu vaielda. Siis aga tõstab ühe jala üle teise, volksutab silmi ja kukub pajatama. Preilnad, kui te ikka õigust teada tahate, siis see rebase isand oli enne vanasti ligi 3 aastakümmet mu isa ratsa hobuseks. Ütleb sedasi, avaldab preilnadele lugupidamist, tonksab käpaga oma torukübarat ja teeb minekut. Ise uhke ja jäik just kui ahjuroop. Järgmine päev rebase isand Mägrapreilna juures võõrusel ja kui vader hakkab seal jäneseisand üle nalja heitma, teatavad Mägrapreilna ja Plikad talle, mis jäneseisand neile rääkinud. Rebase isand kiristab hambaid ja paistab õige apunäuga. Aga kui ennast püsti ajab ja minekule seab, siis ütleb: austatud preilnad, Punksilm võtab need oma sõnad siin samas paigas tagasi. Ja nende sõnadega tegi rebaseisand minekut. Võttis suuna joonel Punksilma elupaiga poole. Kui kohale jõuab, jäneseisand teda ju ees ootamas ja uks kõvasti kinni pandud. Rebaseisand kopib ukse pihta, ei kippu ega kõppu, kopib uuesti, ikka sama lugu. Kolgib veel üks kord, seda korda kohe õige valjust ja plõmm. Nüüd hüüab jäneseisand kole nõrga ja jõuetu häälega: ole see sina, rebaseisand, ehk lähed ja kutsud mulle tohtri härra. See portulakk, mis ma täna hommiku sain, see tahab mu tappa. Ole kena mees, rebaseisand, tee kähku. Ma tulin sulle järele, Punksilm, kostab rebaseisand. Mägrapreilna juures suur simm on tulemas. Kõik Plikad ju platsis. Lubasin sinu ka sinna toimetada. Plikad ütlevad, et ilma sinuta pole nagu õiget pidu loota. Ei, mina saa minna, hädaldab Janku. Egas kaugele tule minna, trööstib rebaseisand. Ma olen nõrk, ei jõua. Ma kannan. Kuidas? Kätel? Aga kui ma maha kukun? Ei kuku. No, olgu siis, aga sa pead mind selga võtma. Hea küll. Aga mul pole sadulat, rebaseisand. Küll ma selle toon, Janku isand. Aga kuidas ma valjast ette sõidan? Ma muretsen ka valjad. Aga silmaklapid peavad ka olema. Muidu sa kardad midagi tee peal ja ma kukun maha. Ma muretsen ka silmaklapid, Janku isand. No, siis on kõik korras, rebaseisand. Rebane jooksis kohe rakmeid tooma. Jäneseisand on muidugist teada, mis näituse mäng rebaseisandal plaanis ja tal juba otsus valmis, kui ta vaderit üle lüüa. Kammib karva siledaks, keerutab vurrus ja lööb ennast hästi vuffi. Hädavaevalt saab sellega hakkama, kui rebaseisand jo platsis, sadulgas selgas ja valjad peas, näeb üleüldse nii uhke välja just kui mõni tsirkuse poni. Traavib ukse ette ja seisab seal maad kaapides ja suur raudne närides nagu päris hobune kohe. Ronib siis jäneseisand talle selga ja eks ratsutavadki minema. Rebaseisandal silmaklapid peas, ei näe ta taha pole mitte kui midagi. Aga varsti tunneb, et jäneseisand justkui kergitakse üht jalga. Mis asja sa, jäneseisand, seal õigendad, pärib vader. Ma võtan siin vasakut jaluse rihma, sutsuke lühemaks, kostab jäneseisand. Natukese aja järel kergitab jäneseisand ju teist jalga. Mis sa seal nüüd sehkendad? Ma kehitan pükse, rebaseisand, kostab Punksilm. Aga tõeliselt sidus jäneseisand endale kannused külge
ja kui nad Mägrapreili elupaiga ligidusse jõudsid, kus jäneseisand pidi suksu seljast maha ronima ja kus rebaseisand katsuski seisma jääda, vautas pungsilm kannused äkitselt rebaseisanda ribi kontidesse, nii et vaderil ei jäänud muud üle, kui aga edasi kapata. Kui päris maja juurde jõudsid, kus Mägrapreilna ja plikad kõik veranda peal istusid, siis selle asemel, et värati ees seisma jääda, traavis jänese isand oma suksuga sealt otsejoones mööda ja kihutas galopiga akuraat lasipuu juurde. Seub seal oma traavle kinni, ise aga astub majasse sisse, annab seal plikadele tere kätt, sätib enda istuma, pistab sigari suhu ja teatab siis kõva häälega: kulla Preilnad, kas ma ei öelnud teile, et rebaseisand oli ükskord meie vahmili ratsa hobuseks? Praegalt pole ta küll enam oma kõikse paremas vormis, aga ma loodan, et oma kuu või paar saan teda ikke veel pruukida. Ütleb sedamoodi, ise kukub iitsitama, plikad kihistavad ka kaasa ja Mägrapreilnagi kiidab, et vaat kus ikka vahva ratsu. Aga rebaseisand lasipuu küljes kõvasti kinni ega saa enda jaoks sõnakestki kosta ega midagi ette võtta.